Ahvi jaoks võib tunduda, et see aasta on liiga jõuline ja liiga nagu ühesuunaline. sa pead väga mingis suunas kindlas tegevuses liikuma, aga ahv armastab hüpata vahepeal kõrvale, teha muid asju, näha asju teistmoodi, tal on siin niisugune loominguline ja niisugune mänglev energia juures, aga ta ei saa kappa ainult ühes suunas ja muid variante nagu pole. Temal jääb selline mulje, me räägime tema tundest. Et jah, et ta näeb mitut lahendust, aga talle jääb anda võimalust neid mitut lahendust tööle panna, öeldakse, et pole vaja, teeme ainult selle ühe. Ja kas jääb ahv sellega nõusse või ei jää sellega nõusse, on ju, tema ei ole nõus sellega, kui ta väga nagu vastu hakkab, siis ta võib kõvasti nina pihta saada, tiiger tuleb talle kallale, võib ka maha murda. Niisugusele mänglevale, rumalale käitumise panna seatakse piirid, sest igaüks ei saa aru, hobune ei saa alati aru ja tiiger ei saa alati aru, et see on naljakas. Ja siis tekib selliseks nagu vaenamine, nii et ta peab väga mõtlema, kuidas ja mida ja millal ta ütleb ja kuidas ta ütleb, mõelge selle üle, et see sõna, see tuleelemendi rääkija tuleb väga panna kontrolli alla. Aasta teeb siis jah, nii-öelda ahvile lojaalsuse testi, kas sa tuled meiega kaasa, oled meiega partner, oled meie liikumises või sa jääd maha või me lükkame sind nii-öelda kabjaga minema oma seltskonnast, et see on nagu lojaalsuse testi periood. Et noh, ahv võib ka üksi jääda, ahv tegelikult ei ole üksi olev, tema tahab olla ka karjas. nii et ta ei tunne ennast hästi, kui ta väga üksi jääb sel aastal, nii et tuleb mõelda, kuidas ma asju siis lahendan. kas ma olen siis karjas, kas ma hüppan hobusele selga, kas võtan tema energiat ära või ma rabelen üksinda. ja kuidas siis see aasta edukalt läbida? Siis kindlaks on siis mida kindlasti võtma, et ära võta liiga palju asju, jälle üks-kaks asja, sest hobune nõuab väga kindlat liikumist kiiresti. Siis kui tegutsed, siis kindlalt jääd selle, oled selge, täpne, korrektne, kui hakkad nagu, lähed niimoodi, hajud ära, siis hakkad lappama ja eesmärk jääb täitmata ja jäävad ka asjad, protsessid seisma ja hakkavad sinu vastu tööle. Kindlasti otsusta ära, kelle poolt sa oled, ära muuda vahepidamata neid meeskonna poolsusi, kuhu sa kuulud. See hakkab sinu vastu tööle, pärast ei taheta sind kusagil enam, lükatakse sind seltskonnast välja, karjast välja. Nii et leia see ja ole avalikult, ütle ka, et mina olen selle poolt ja minu väärtustega klapib see asi rohkem. Olla aus enda vastu. Nii et väldi sarkasmi kindlasti, ära ole väga õel. Et võib-olla mingis etenduses, kui sa oled näitlejana, aga mitte igapäevaelus ja töös ei mõisteta seda aasta, seda just õelat nalja eriti hästi. Ja mis veel, et kuna ahv on intelligentne ja sul on tegelikult head lahendused, siis jää nende lahenduste juurde. Kui sul ajab see universum ja need müra sulle mingit infot pähe, tundub, et kõik nagu on hea, jää ikka enda oskuste kompetentsi juurde, ära hakka kangesti kõiki uusi asju vidinaid külge panema, see alati sinu puhul ei toimi. Aga jah, et ega see lihtne pole, et hoida ennast kogu aeg selles õiges joones, aga samas ka olla ka mänguline, on ju nii, et sa pead nagu mängima suhteliselt väikse piiri peal ja vaatama, mida ma suust välja ütlen ja kuidas ma siis käitun, nii et sel aastal nõuab käitumisest rohkem küpsust. Ja ka eetilist nutikust, seda moraalset nutikust, kuidas olla, kuidas käituda, nii et tuleb olla tark ja aus ja kaval ka natukene, on ju. Ja muidugi ei saa ahv kunagi loobuda ka väiksest mängulustist, see käib tema juurde.